Meil on uus ja südantlõhestav ülevaade sellest, mis juhtus Carnival kruiisilaeval 18-aastase tütarlapsega, kelle väidetavalt tappis tema enda kasuvend. Anna Kepneri isa avaldab nüüd väidetavalt šokeerivat uut teavet selle kohta, mida ta nägi päeval, mil tema tütre surnukeha leiti. Kepneri, 16-aastane kasuvend, võib väidetavalt tehtu eest veeta aastakümneid vanglas. Väidetavalt oli tema ainus, keda nähti tuppa sisenemas koos Annaga sel ööl, mil ta suri. Milline võib olla tema kaitse, kui ta ootab kohtuprotsessi ning ta teeb seda vaba inimesena. Me käsitleme seda juhtumit Law and Crime'i esituses. Minu nimi on Chris Stewart. Hei kutid, kiirelt tahan teile rääkida ühest rakendusest nimega Upside, mis annab teile raha tagasi igapäevaste ostude nagu kütus, toidukaubad ja kaasavõetav toit pealt. Kõik, mida peate tegema, on laadida Upside tasuta alla, valida pakkumine nende enam kui 100 000 asukohast, seejärel maksta nagu tavaliselt, oma kaardiga. Te kinnitate ostu ja saate raha tagasi. Ma kasutan seda kütuse ostmisel, kasutan seda kaasavõetava toidu puhul. Otsin kõigepealt pakkumisi. Siis pärast ostu sooritamist ilmub raha minu rakendusse ja ma kannan selle otse oma pangakontole. Upside'i sagedased kasutajad teenivad aastas keskmiselt $254 tagasi. Et hakata raha tagasi saama, klõpsa kirjelduses oleval lingil või skaneeri QR-kood ning kasuta sooduskoodi OTC, et saada oma esimese paagitäie kütuse iga galloni eest lisaks 25 senti boonust. Kui sa pole seda ise läbi elanud, ei suuda keegi tegelikult mõista leinava perekonna valu, kes peab kohtusaalis istuma ja kuulama iga kohutavat detaili sellest, mis nende lähedasega juhtus. See on miski, mida Anna Kepneri isa ütleb, et ta ei kavatse teha, kui ja millal tema 16-aastane kasupoeg Timothy Hudson kohtu alla antakse. Praegu peab Hudson kohtu ette astuma 1. juunil, süüdistatuna selles, et ta tappis Anna Kepneri ning ründas teda seksuaalselt Carnivali kruiisilaeval novembris. Teismelist mõistetakse täiskasvanuna Code föderaalkohtus. See on video Hudsonist, kes siseneb föderaalkohtusse Miamis veebruaris, kui teda peeti veel õigussüsteemis alaealiseks. Tema kõrval oli advokaat. See video on pärit WTVJ televisionist. Ja kuigi talle esitatakse kohutavaid süüdistusi, lubatakse tal siiski elada pereliikmete juures, selle asemel, et enne kohtuprotsessi vanglas olla. Nüüd räägime sellest, miks Christopher Kepner, Anna isa, ütleb, et ta ei kavatse sellele kohtuprotsessile minna. Sellest kohe lähemalt. Räägime ka kellestki teisest, kes tema sõnul samuti kohtusaalis ei viibi ja mida see võiks kaitse jaoks selles kohtuasjas tähendada. Aga ma tahan rääkida, kuidas me sellesse punkti jõudsime. Praeguseks tead sa ilmselt juba Anna Kepnerist ja sellest, mis temaga väidetavalt juhtus. See abiturient Tyrusville'ist, Floridast, umbes 3 tunni kaugusel Miamist põhja pool. Novembris liitus Kepner oma perega kruiisil. Tema vanavanemad rääkisid ABC Newsile, et see reis oli segapere kokkutuleku tähistamine. Anna isa on Christopher Kepner ja tema abiellus naisega nimega Chantel Hudson. Ja tema on Timothy Hudsoni ema. Nüüd on Christopher Kepneril olnud oma kasupojale karmid sõnad, millest me kohe räägime. Pere oli sellel Carnival kruiisilaeval. Selle nimi on Horizon ja see kruiis pidi kestma umbes nädala. Nad külastasid mõnda kohta Kariibi mere piirkonnas. Aga siis, ööl enne kruiisi lõppu rääkisid Anna vanavanemad ABC Newsile, et ta ei tundnud end hästi, nii et ta otsustas varakult oma kajutisse tagasi minna. Järgmisel hommikul, kui pereliikmed ärkasid ja Annat polnud kusagil näha, kuulsid nad valju hääldist teadet meditsiinilisest hädaolukorrast. Ja siis leidsid meeskonnaliikmed 18-aastase Anna Kepneri surnuna tema kajutist. Väidetavalt oli ta topitud voodi alla ja tema peale olid pandud päästevestid. See on nüüd video, mille salvestas Sheldon Fox, WSVN-i reporter Miamis, mis näitab, kuidas Kepneri surnukeha laevalt maha viiakse, kui see Miamisse tagasi jõudis. Surnukeha lahkamine tuvastas, et Anna Kepner suri niinimetatud mehaanilise lämbumise tagajärjel. Keegi oli ta kägistusvõttesse pannud ja tapnud. Väidetavalt oli sel ööl selles toas koos Annaga ainult üks inimene veel, tema kasuvend Timothy Hudson. Väidetavalt panid Anna vanemad nad ühte kajutisse elama ja see on olnud vaidluste allikaks. Eraldi hooldusõiguse kohtuasjas, mis puudutab Anna kasuema, kes on Timothy bioloogiline ema, ütles Chantel Hudson, et ta ei andnud Timothyle sel ööl, kui Anna suri, tema unetuse ja ATH ravimite annust. Me ei tea veel, kas see kõik mõjutab Timothy kaitset. Anna Vanavanemed ütlesid ABC'le, et Timothy väidab, et ta ei mäleta midagi juhtunust. Tsiteerides tema enda sõnu,
Ta ei mäleta, mis juhtus. Peab mõtlema, kui tugev kaitse see üldse olla saab, arvestades seda, mida me selle juhtumi süüdistuste kohta teame. Nüüd, perekondlik dünaamika hakkab mängima suurt rolli selles, kuidas see föderaalkohtus kujuneb. Ja mitte ainult, et Christopher Kepner ei ole kohtuprotsessil kohal, vaid ta ütles Daily Mailile, et ka tema naine, Chantel Hudson, ei tule sinna. Ta on Timothy Hudsoni bioloogiline ema. Nüüd seisab tema poeg silmitsi esimese astme mõrvasüüdistuse ja raskendatud seksuaalrünnaku süüdistusega. Ja on võimalik, et Anna kasuema ja Anna isa kutsutakse tunnistajateks. Christopher ütles Daily Mailile, et ta nägi oma tütre keha kajutis, kus meeskonnaliikmed ta väidetavalt leidsid. Ta oli üks esimestest, kes teda nägi. Ja taas, väidetavalt kägistati ta surnuks ja siis topiti voodi alla, kaeti päästevestidega. Ta ütles, tsiteerin, ma kontrollisin tema pulssi. Ma tõmbasin ta voodi alt välja. Ma teadsin, et mu tütar oli surnud juba ammu enne, kui kohtuarst kohale jõudis. Ta jätkas, tsiteerin, ma olen kuulnud kõiki tõendeid. Ma nägin seda ise. Neil on kõik, mida nad vajavad. Seda kõike uuesti läbi elada oleks liiga valus. Daily Mail kirjutab, et ööl, mil Anna tapeti, viibis tema poolvend samuti koos temaga toas ning ka Anna kasuvend Timothy Hudson. Aga see poolvend läks magama, teadmata, et Anna keha oli endiselt kajutis. Järgmisel hommikul läks ta väidetavalt pere hommikusöögile. Daily Mail kirjutab, et ta läks sinna koos Timothy Hudsoniga ja tundus nagu polekski midagi juhtunud. Ja kui Anna hommikusöögile ei ilmunud, hakkasid inimesed teda otsima ja tegid selle kohutava avastuse. Nüüd, kui rääkida Timothy kaitsest ja ta väidab, et tal pole aimugi, mis juhtus, vähemalt seda kuuleme me vanavanemate kaudu nende intervjuus ABC Newsile, samuti seda, mida Christopher Kepner on intervjuudes öelnud. Eelmises intervjuus ütles Christopher Kepner oma kasupoja kohta väga karmilt. Ta ütles eelmisel kuul Daily Mailile, tsiteerin, ma tahan näha teda oranžis vanglariietuses. Üks eeluurimise vaidluskoht on olnud see, et Timothy elab oma onu juures ja kannab GPS jälgimisseadet. Kuid ta ei pea vanglas olema, kuigi teda süüdistatakse mõrvas ja raskendatud seksuaalrünnakus oma kasuõe vastu. Tingimused, et ta elab oma onu juures, kehtisid siis, kui teda kohtleti alaealisena, kuid nüüd on olukord muutunud, sest õigussüsteemis peetakse teda täiskasvanuks. Prokurörid ütlevad, et nad tahavad teda eelvangistusse. Nad kirjutasid avalduses, tsiteerin, ta on oht teistele ja peaks olema eelvangistuses. Ja nad jätkavad, öeldes, et mingit garantiid ei ole. Ükski kohus ei saa olla kindel, et ükski tingimus või tingimuste kombinatsioon oleks piisav, et takistada süüdistatavat olemast oht teistele. Christopher Kepner ütles ajalehele Daily Mail, et Timothy ei ole tema tütrega juhtunu pärast temalt vabandust palunud. Ta ütleb ka, et tema ja ta naine ei ole Timothyga rääkinud alates detsembrist, kui ta läks oma onu juurde elama. Nii et Timothy Hudson ei ole oma ema Chantel Hudsoniga ühendust võtnud. Christopher ütles, et Timothy on ohtlik ja ta peaks olema vahi all. Siin on see, mida me teame tõendite kohta, mis võivad selle teismelise aastakümneteks föderaalvanglasse saata. 10. märtsil esitas föderaalvalitsus süüdistuse Timothy Hudsoni vastu. See avati alles hiljuti ja näitab, et teismelist süüdistatakse esimese astme mõrvas ning raskendatud seksuaalses kuritarvitamises. Ja selles väidetakse, et Hudson, tsiteerin, pani teadlikult ja ebaseaduslikult toime mõrva ning üritas seda toime panna. See tähendab tahtlikku, kaalutletud, pahatahtlikku ja etteplaneeritud AK tapmist eelneva tapmiskavatsusega. See tähendab, et ta väidetavalt kavandas seda ning prokuröride sõnul ei olnud see hetke emotsioonist ajendatud tegu. Nüüd, teine süüdistuspunkt on raskendatud seksuaalne väärkohtlemine. Süüdistus väidab, et Hudson teadlikult sundis AK-d seksuaalsele teole ning kasutas selleks AK suhtes vägivalda. Otsus esitada talle süüdistus täiskasvanuna ja teda täiskasvanuna kohtu alla anda sai ametlikuks 10. aprillil. Ja paljud selle juhtumiga seotud dokumendid avalikustati, andes meile aimu sellest, millised tõendid prokuröridel on kohtuprotsessiks olemas. Ja me saame teada, et riigil on tõendeid, nagu nähtub samuti avalikustatud menetlusdokumendist, mis näitavad, et föderaalsed prokurörid andsid need kaitsjale üle. Surnukeha lahkamine, fotod, röntgenpildid, kogu kohtuarsti raport märkmetega ning kellegi mobiiltelefoni andmete väljavõte. Ja arvatakse, et see on Anna isa, Christopher Kepneri mobiiltelefon. Samuti oli 4 kehakaamera videod Miami-Dade šerifi osakonnast, mida kasutatakse, ning FBI ajajooned, mille koostas juhtumile määratud eriagent. Võimud on väidetavalt kasutanud ka 3D kuriteopaiga rekonstrueerimise tehnoloogiat, et näidata, kuidas Kepneri surnukeha väidetavalt selles kajutis leiti. Timothy Hudsoni kohtuprotsess on kavandatud algama 1. juunil.
meiega on nüüd sellest juhtumist rääkimas endine Palm Beachi maakonna riigiprokurör Dave Ehrenberg. Alati on tore sind siin Law and Crime'is näha. Minu nimi on Chris Stewart. Ma tean, et sageli võib esitada taotluse kohtuprotsessi edasilükkamiseks, aga kui vaadata lihtsalt kalendrit, siis mis määrab selle, kas see kuupäev jääb tõesti Timothy Hudsoni kohtuprotsessi alguseks? See sõltub sellest, kas ta on nõudnud kiiret kohtuprotsessi ja praegu ei ole ta loobunud oma õigusest kiirele kohtuprotsessile. Nii et nad võivad nõuda, et protsess läheks kiiresti edasi ja prokurörid peavad asja arutama 1. juunil. Aga ma kahtlustan, et see lükatakse mingil hetkel edasi. Sellised asjad juhtuvad tihti. Lihtsalt tead, need 2 või 3 nädalased kohtuprotsessi perioodid on paika pandud ja 1. juuni on selle perioodi algus. See on, ma usun, siin 2-nädalane kohtuprotsessi periood. Aga ma ei tea sellist kõrge profiiliga juhtumit nagu see. Sa pead žüriid nägema, kõik peab olema korralikult ettevalmistatud. Ma näen, et see võib mingil määral edasi lükkuda. Christopher Kepner, kes on Anna Kepneri isa, ma ei suuda ette kujutada, mida üks lapsevanem võiks läbi elada. Ma mõtlen, need olid inimesed, kes läksid kruiisile ja siis tead, elasid oma eraelu. Ja nüüd räägivad kõik sinu tütrest, kes lõpuks sellel kruiisil mõrvati. Ta ütleb, et ta ei kavatse kohtuprotsessile minna. Peretoetus, tead, kas sellel on tavaliselt mingit mõju sellele, kuidas kohtuprotsess võib kulgeda? Selles mõttes, et isa, tegelik bioloogiline isa on kaasatud. Jah, et tema ei lähe. Ta ütleb, et ta ei lähe kohtuprotsessile. Ei ole ruumis kohal. Samuti Timothy Hudsoni bioloogiline ema, mis teeb selle peredünaamika huvitavaks. Chantel Hudson, Anna Kepneri kasuema, ütleb, et nemad kahekesi lihtsalt ei lähe kohtuprotsessile. Mul on tunne, et nad on tõendeid näinud. Prokuröridel on piisavalt. Aga kas prokurörina on sul vaja, et perekond oleks kohtusaalis? Kas see võiks mingil moel žüriid mõjutada, kui asi sinnani jõuab? Tead, tõendid on siin nii tugevad, ma ei usu, et sul on vaja, et perekond kohal oleks. Võib-olla on sellest kasu siis, kui tõendid on nõrgemad. Siis saad žürii kaastundele mängida. Aga tegelikkuses prokurörid ei esita seda juhtumit, kui nad ei usu, et suudavad saavutada süüdimõistva otsuse nii, et põhjendatud kahtlust ei jää. See on suur koorem, aga see on koorem, mille nad suudavad kanda. Neil on siin palju tõendeid ja kaitsel pole eriti midagi peale selle, et nad ütlevad, et ta kaotas teadvuse. See tähendab, et tal puudub süüline tahtlus, puudub kavatsus, kuid teda võib siiski süüdi mõista väga tõsistes kuritegudes, isegi kui ta ei kavatsenud kedagi tappa. Ma arvan, et see asi liigub õigluse poole. Minu arvates süüdimõistva otsuseni. Ja ma ei usu, et see on oluline, kas perekond on kohtusaalis füüsiliselt kohal või mitte. Christopher Kepner ütles samuti Daily Mailile, ta rääkis sellest. Tead, ja jälle, see on raske. Iga lapsevanema suhtes, kes peaks midagi sellist läbi elama ja oma tütre surnuna leidma, tunnen ma kaasa. Ta ütleb, et tõmbas ta voodi alt välja, teadis, et ta on surnud juba enne, kui kiirabi kohale jõudis. Kas see on selline tunnistaja, keda sa prokurörina tahaksid? Ta ütleb, et ta ei taha kohtuprotsessile minna, aga kui tõenäoline on, et ta võib ikkagi tunnistaja pingile sattuda. Ma mõtlen ka sellele perekondlikule dünaamikale, mis siin mängus on, ja kui palju see võib mõjutada seda lugu, mida prokurörid hakkavad rääkima. Ma mõtlen, ta on oluline tunnistaja, tema leidis ju surnu keha. Seega teda sunnitakse tunnistama. Nüüd, asi on selles, tõsiasi, et ta annab tunnistusi, tähendab ka seda, et rakendatakse reegel, mille kohaselt ta ei tohi olla kohtusaalis protsessi ajal, et näha teisi tunnistajaid, sest see võiks mõjutada tema enda ütlusi. Nii et asjaolu, et ta on selles asjas oluline tunnistaja, tähendab, et see ei ole küsimus sellest, kas ta peaks seal olema kaastunde pärast. Küsimus on selles, kas tal üldse lubatakse kohtusaalis viibida, kui teised annavad tunnistusi. See on tasakaalu küsimus, sest kui ta tahaks seal olla, siis tead, ta on siin kannatanu lähedane. Ta on ohvri perekonnaliige, kuid samal ajal ka oluline tunnistaja. Aga nüüd, kui ta ei soovi seal olla, et teiste tunnistusi kuulata, on asi vähem keeruline. Ma mõtlen, ma ei süüdista kedagi, igaüks leinab omal moel. Ja see peab olema perekonnaliikmele väga raske, kui ta peab seda kõike uuesti läbi elama, kogu seda traumat uuesti kogema. Seega ma austan tema soove siin.
Kui rääkida kaitsest, ja ma tean, et me oleme sellest varem rääkinud, siis ametlikult me ei tea, milline saab olema Timothy Hudsoni kaitse. Me teeme, et vanavanemad rääkisid ABC Newsile ja on öelnud, et tema sõnul ta ei mäleta, et ta kaotas teadvuse. Christopher Kepner, kes on Anna Kepneri isa. Ta ütles ka Daily Mailile midagi sarnast. See tundub olevat see lugu, mida Timothy Hudson rääkis sellele 16-aastasele pärast seda, kui Anna Kepner leiti surnuna. Miks see ei ole kaitse? Tavaliselt on see, et ma pilgutasin silmi ja see juhtus ning mul pole aimugi, kuidas see juhtus. Miks see tundub olevat väga kõrge latt, mida oleks raske ületada, kui see peaks õnnestuma? Jah, on küll, aga nad üritavad esimese astme mõrva koosseisust ühe elemendi eemaldada. Ja kui nad suudavad selle mens rea, selle tahtluse elemendi eemaldada, siis ei mõistetaks teda süüdi esimese astme mõrvas, mis on kõige raskem kuritegu ja võib viia eluaegse vangistuseni. Ta ütleb, et ta ei kontrollinud oma tegusid. Tal puudus konkreetne tahtlus. Okei. Ja see võib tõesti tähendada, et ta mõistetakse õigeks. Sa pead näitama ettekavatsetust, sa pead tõendama ka ninna eelnevat tapmistahet, et sellest süüdi mõista. Seepärast nad üritavadki kasutada seda impulsi või mälukaotuse narratiivi, et viia see teise astme mõrvani või tapmiseni, mis on veelgi leebem. Ma arvan, et see on ilmselt tark, sest tõendid selle kohta, et ta tappis Anna on nii tugevad, et oleks rumal väita, et ei, ta ei teinud seda. Mingi muu salapärane, tead küll, päris tapja tegi seda. Nii et nad käituvad targalt ja püüavad saada kergemat süüdistust. Kui kaitse suudaks selle välja tuua, võib olla, kui see on nende strateegia ja nad suudavad teda vandekohtule esitleda kui kaastunnet väärivat isikut, see on ju vaid 16-aastane poiss. Ta kaotas teadvuse. Ta ei teadnud üldse, mis juhtus. Prokurörina, kuidas sa sellele vastu astud? Võib kindel olla, et kaitse rõhub sellele, et ta oli sel ajal alaealine. Nad ütlevad, et vaene, tead küll, tollal 16-aastane poiss ja nüüd annad teda täiskasvanuna kohtu alla. See on valitsuse ülereageerimine ja nad panevad talle selga midagi Menendese venna kampsuni või Nicolas Cruise'i suured prillid, et teda lapsikumana näidata. Ma arvan, et see juhtub kindlasti. Prokurörina keskendud sa tõenditele ja sellele, et ohver ise oli noor tüdruk, kes ei oleks kunagi tohtinud oma elu niimoodi kaotada. Ja kuidas see pole lihtsalt olukord, kus tal oli mälulünk, vaid siin on tegemist ettekavatsetusega. See näitab mingit planeerimist. See näitab katset vastutusest pääseda, arreteerimisest hoiduda, püüdes keha peita ja valetades. Sa tahad näidata, et ta käitus varem Annaga sobimatult. Peameeles Annal on endine poissõber, kes ütles, et jah, see tüüp, kasuvend, lõi siis Annale külge. Ja sellised asjad mõjutavad vandekohtunikke. Ja teine osa sellest ka, ja ma tahan olla ettevaatlik, kuidas ma seda sõnastan, aga see on üks süüdistustest, millega ta silmitsi seisab, et arutada, kas oli enesekaitse või midagi sellist, mida kaitse tahtis kasutada. Ma ei tea, kas neil on see olemas, aga kui oleks, siis see, et teda sellest süüdistatakse ja väidetavalt on olemas tõendeid, mis kinnitavad, et teda seksuaalselt kuritarvitati. Kuidas see mõjutab seda, kuidas kaitse võiks proovida? Tead küll, kui nad tahaksid minna enesekaitse peale, siis tundub, et kui sul on ka see olemas, siis ei oleks võimalik selle argumendiga edukas olla. See on nii oluline, sest see on ka teise raske kuriteo käigus toime pandud mõrva süüdistuse alus. Pea meeles, et siin on erinevaid viise, kuidas teda mõrvas süüdi mõista. Ja kui mõrv pannakse toime teise raske kuriteo, näiteks raskendatud seksuaalse kuritarvitamise käigus, siis mõistetakse ta süüdi mõlemas. Seepärast ongi see oluline. See ei ole oluline ainult sellepärast, et tõestada, et ta pani toime seksuaalse kuritarvitamise ja võtta ta sellest vastutusele, vaid see on oluline ka mõrvajuhtumi puhul. Isegi kui tõestad, et tal ei olnud kavatsust teda tappa, ta võib ikkagi mõrvas süüdi jääda. Lisaks juba ainuüksi sellega, et näidatakse fakte tema väidetava seksuaalse rünnaku kohta, kaob kogu see hea tahe, mida kaitse üritab luua. Selle tõttu, et ta on noor mees, poiss, kellel olid lihtsalt terviseprobleemid ja kes kaotas teadvuse. See ei mõju vandekohtule, kes usub, et ta pani toime raskendatud seksuaalse kuritarvituse vaese Anna suhtes. Mida sa arvad sellest, et ta on praegu vabaduses? Ja ma tean, et tal on GPS jälgimisseade. Ta on oma onu juures. Ilmselt on ta kõike täpselt järginud. See oli plaan, kui ta oli alaealisena kohtu all.
aga nüüd, kui ta seisab nende süüdistustega täiskasvanute kohtus, siis ma arvan, et paljudel inimestel on küsimus, kuidas on võimalik, et ta ei ole praegu eelvangistuses? Jah, alati eelistatakse eelvangist vabastamist, see on föderaalsüsteemi põhimõte, see kehtib isegi osariigisüsteemis. Ja kui sa oled alaealine, saad sa selles osas kahtluse kasuks otsustamise eelise. Ma mõistan, miks inimesed tahaksid, et ta oleks trellide taga. Lõppude lõpuks on talle esitatud süüdistus kõige raskemates kuritegudes. Enamik inimesi, keda süüdistatakse esimese astme mõrvas, ei vabastata enne kohtuprotsessi, kuid see on ebatavaline olukord, sest ta oli tol ajal 16-aastane. Ja samuti anti talle enne kohtuprotsessi kautsjoni vastu vabadus mitmeks kuuks. Ja peameeles tal oli GPS jälgimine oma onu kodus ilma ühegi rikkumiseta. Seetõttu ma ei muretse selle pärast liiga palju. Ma ei arva, et oleks põgenemisohtlik. Ma ei arva, et oleks kogukonnal ohtlik. Ma arvan, et ta peaks oma tegude eest vastutama. Aga samal ajal ei jää ma ka magamata sellepärast, et tal on see eelvangist vabastamine. Ja kui rääkida tema kaitsest ning kui kaitse seisukoht on midagi sellist, et ta ei mäleta, mis juhtus, ta kaotas teadvuse, näiteks prokuröri poolelt, sest ma tean, et tema ema ütles selles kestvas tsiviilkohtuasjas hooldusõiguse vaidluses, et tal oli ATH ja unetus. Ma ei ole arst. Ma ei tea, kuidas see mõjutab. Kas see võiks mängida rolli selles, kui keegi kaotab teadvuse ega tea, mis juhtus, kui ta väidetavalt tappis kellegi? Aga kuidas sina prokurörina või võib-olla pigem kaitsja poolelt, kuidas sellega on? Kas selleks peab olema mingi diagnoos või midagi, mis sellele üldse mingit alust annab peale selle, et lihtsalt öeldakse, ma lihtsalt ei mäleta, mis juhtus? Määravaks saavad eksperdi tunnistused. See saab olema ekspertide lahing, mis võib mõnikord tekitada mõistlikku kahtlust, sest kui vandekohus mõtleb, et üks ekspert ütleb üht, teine ütleb teist, siis kuidas ma saan kindel olla? Seega on vaja kinnitust. Sul on vaja näidata piisavalt tõendeid, et vandekohus arvaks, et jah, üks neist arstidest on usaldusväärne, teine on šarlatan. Seda sa prokurörina loodadki. Huvitav on see, et kohtuarst ütles, et ta suri selle pärast, et ta pandi haardesse. Käegistus haardesse. Nii et kui ta ütleb, et ma kaotasin teadvuse, ma ei mäleta, kui sa kedagi niimoodi kägistad, näitab see mingit tahtlust. Nüüd hakkab kaitse vastu vaidlema. Nad toovad välja oma eksperdid, kes ütlevad, et see oli pigem kontrolli alt väljunud võitlus kui tahtlik hukkamine. Ja just sellepärast kujunebki see alati ekspertide lahinguks. Muide, lihtsalt kõrvale põikena, kui kuulsin seletust tema unetuse kohta, siis see meenutab mulle alati olukorda, kus mõni kuulsus satub pahandustesse ja teeb midagi rumalat. Nad toovad alati vabanduseks dehüdratsiooni, unepuuduse või midagi sarnast. Ma arvan, et avalikkus on neist vabandustest üsna teadlik ja ma ei usu, et nad neid usuvad. Ja see saab huvitav olema. Ma mõtlen, kui asi lõpuks sellesse punkti jõuab ekspertide tasandil ja see on täiesti teistsugune juhtum, aga ma mäletan, et Karen Reedi puhul oli seal arutelu, kas see on koerahammustuse ekspert. Kas see on inimene, kellel peaks üldse lubama tunnistusi anda? Kuidas see võiks kogu selle asja ajajoont mõjutada? Kui kaitse toob sisse need eksperdid, siis prokurörid ütlevad, et ma lihtsalt ei arva, et see inimene peaks saama vandekohtu ees rääkida. Jah, sa pead saama loa, et ekspert saaks tunnistusi anda. Nad ei saa lihtsalt suvalist tänavalt tulnud šarlatanist eksperti tuua. Sul peab olema keegi, kellel on vastavad kvalifikatsioonid ja kelle kohta kohtunik ütleb, et okei, sul on lubatud tunnistusi anda. Aga siis saab prokuratuur hakata nõrku kohti otsima ja öelda, et sa tunnistad ju alati kaitse kasuks, eks ole. 100 juhtumit kõik kaitse kasuks ja sa ütled alati ühte ja sama. See võib eksperdi usaldusväärsust kahjustada, sest siis kõlab see lihtsalt nagu kinni makstud ekspert, mitte objektiivne meditsiiniline autoriteet. Ja näeme, mis edasi saab. Praegu on kalendris 1. juuni. Pole selge, kas me räägime sel päeval kohtuprotsessist, aga näeme, mis juhtub. Law and Crime. Minu nimi on Chris Stewart. Aitäh, Chris! Sellega ongi Law and Crime'i poolt esitatud On the Case läbi. Tellige meie kanalit YouTube'is ja Spotify's. Meie ülekandeid saab vaadata ka Peacockis. Minu nimi on Chris Stewart. Näeme järgmine kord.